Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis öelda on. Nädal algab teil siin müntide 2-ga, müntide 2 on nagu minu jaoks valikute küsimus, et kas ma teen tööd või ma puhkan. Et ju siis tuleb teil selle nädala alguses valida. No kuna mina näen siit rohkem ja võin välja lugeda seda, et teil on nagu valida tõesti, kas te jääte tööle, teete tööd edasi või võtate lausa puhkuse. Sellepärast, et teile tuleb sellel nädalal uudis. See karikate rüütel toob teile ühe uudise, ta toob teile peokutse. Kui te seda veel ei ole saanud, siis sellise suurema peokutse ta teile toob. Siin on ka muidugi väiksemat sorti koosviibimine ja lapsepõlvekaart. Et võib-olla keegi lapsepõlvest või teie minevikust, sealt kusagilt, ma ei tea, lapsepõlvemaadelt, tuleb võib-olla mõni inimene, kellega te saate kohvikus koos istuda, juttu rääkida, sedasama võib-olla seda pidu arutada, võib-olla mõni teie lapsepõlve tuttav näiteks peab pulmi või tal on mingi suurem juubel ja ta kutsub teid sinna, et te saate selle peokutse ja mõne teise lapsepõlve tuttamaga te siis arutategi seal kas kohvitassi taga või kuskil lähete külla kusagile, arutate seda, et kas sinna minna või mitte minna. Et selline väikene koosviibimine on see karikate 3, kus need tüdrukud seal räägivad, see on siuke rahulik õhkkond, naised omavahel, kus lihtsalt räägitakse juttu, juuakse kohvi, arutatakse maailma asju ja ilmselt ka seda peokutset. Ja lapsepõlvega on see seotud sellepärast, et seal kõrval on kohe see karikate 6. Need on üks pisikesed kingitused, lapsepõlve mälestused, lapsepõlve rajad, midagi sellist, lapsepõlves rändamine oma mõtetes. Jah, kas helistab keegi, tuleb see mõni lapsepõlve sõbranna külla. Aga peokaart on see siin all. See on sauade 4. Sauade 4 tähendab minu jaoks alati siukest mürtsuga pidu. Tantsu, laulu, tralli, võt see ongi suurem pidu. Kas mingi juubel, pulmad, no midagi sellist vägevat, ikka natuke suuremat kui lihtsalt siukene restorani külastus. Ja Mõõkade kuninganna siin alumises reas on tark naine. Tema ei lase endale dikteerida, kus kohta minna ja kus kohta mitte minna. Tema teeb otsused enda peaga. Temal on seal peas nii palju tarkust küll, et tema teab, kas sinna peole minna või mitte. Isegi siis, kui keegi seisab sellele vastu, teeb seda mõtet sinna minna maha ja ütleb, et see on mõttetu, et sa ei peaks sinna minema. Ärge teda kuulake, tehke oma peaga otsus. Teil on vaja teha otsus, kas minna sinna, võtta puhkus või mitte minna. See võib olla ka mingisugune kaugem koht, kus te peate reisima, sest see viimane kaart on siin teele minemise või teekonna kaart. Et eks te ise teate, kas sinna minna või mitte minna, kutse teile tuleb, pidu on kusagil planeeritud, teiega või teieta see pidu tõenäoliselt ikka toimub. Ja kuna teil on nii palju tarkust, see Mõõkade kuninganna ütleb seda, et teil on olemas see tarkus teha otsuseid oma peaga, te ei pea kellegi käest luba küsima, et siis te teetegi selle õige otsuse ja seda õiget otsust ma teile soovingi sellesse nädalasse. Tehke õige otsus. Rännake seal lapsepõlve radadel, rääkige nende lapsepõlve tuttavatega, istuge seal oma sõpradega, tuttavatega koos, arutage asjad läbi. Ja tehke siis see otsus, kas minna või mitte minna. Mina teie asemel muidugi läheksin, aga mina ei ole teie asemel ja mina situatsiooni täpselt ei tea, mis teil ees seisab ja mis teil ei seisa. Et tehke oma peaga otsus, ärge laske ka minule ennast mõjutada. Teil on seda tarkust piisavalt, et oma peaga otsused langetada. Ja selliseid kainet mõistust ja oma peaga otsuste langetamist ma teile selleks nädalaks soovingi. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.